Hommikused tervitused kõigile neile, kes on äsja ärganud ja teinud seda väga õigel hetkel, sest me asume täna hommikul täitma siis meie väikest retseptiprogrammi koos loomingulise kollektiiviga Carrot Lights. Tere hommikust. Tere hommikust. Kes selgub, on ka metsikud meistrid köögis toimetamisel. Ja mulle väga meeldib, kuidas Laura on juba võtnud niimoodi nagu väikese distantsi ja andnud meestele nagu töö kätte. Mis me Laura teeme täna hommikul siin? Tegemist on porgandikoogiga, mille me juba segu oleme valmis teinud, kus on siis kuivaineid, lisaks sellele porgand, muna, suhkuri ja nii edasi. Kuule, aga sa pead ikkagi ütlema, mis need kuivained ka on? Et ei kuivained on... Kama ei ole, seekord ei ole. Kuigi võiks, on kaardemon, kaneel, jahu, sooda, küpsetuspulber ja kas ma kardemoni... Piparkoogi maitsaine ka. Piparkoogi maitsaine. Ja see moodustab siin, ja ta ütles kardemon küll. Aga jahu on ilmselt siis kõige proportsionaalselt kõige rohkem, jah? Jahu on kõige rohkem tõesti. Ta ei ole selline kõige tervislikum kook. Suhkrut on väga palju. Siis kui ma eelmine kord seda kooki tegime, siis ma kohe hakkasin madvukast päriselt, me paneme nii palju suhkrus. Kui palju sinna sisse umbes suhkrut läheb? Kui meil on siin selline 500 milliliitrine mõõdukann, kui palju seda... See läheb... No mõned sellised lähevad. Mõned, päris nii palju ei ole, aga ütleme, et sellesse portsjonisse 200 milliliitrit läheb. Nii, ja selle vedeliku seal loob siis nüüd mis asi? Munad, ei? Muna ja tegelikult ka see porgandi vedelik. Siin on natukene ananassi ka sees, sest minu poolt väike soovitus, porgandit on väga halb riivida ja naisterahvastel küüned lähevad katki, siis porgandisalati saab osta poest. Et... See praegu tõesti... Kui ma sellest esimest korda kuulsin, see oli... Sinu jaoks oli ka kohal šokk. Täiesti eks iga naisel ole oma nipid ju. Ja, väga õige. Ja sa võtad siis ikkagi pigem siis selle ananassiga porgandi, mitte lihtsalt porgandi. Tavalist porgandisalatit ei ole poes, mina ei ole näinud. See on lihtsalt niimel riivitud porgand. Võib-olla ka ei ole sellist. See on kapsaga koos on, aga see natukene võib-olla ei sobi konteksti. No kapsast vist ei läheks, aga no see ananass, ma arvan, annab sinna sellise mõnusa maitse juurde lihtsalt. No ja sellest tuleb siis selline pruun, selline ollus, jah, võib-olla on selline sõbralik sõna selle kohta kõige. See valatakse vormi, tavaliselt me teeme suurema, aga mõtlesime hommikul teeks sellise minivormi. Seekord. See on väga piisav. Ja sa lasid ennem nüüd, me seda päriselt vist ei näinud, sa lasid Kasparil selle vormi lihtsalt siis võiga kokku. Ja käed ka ära pestud. Seda ma ütlen, sellest asi algas kõik. Hügieenile kõige. Ja. Nii, selline mõnus silikonvorm, jah? Nii, ja siia peale läheb veel... Siia ei lähe mitte midagi, see läheb pärast meil katteks peale. Ja, väga hea. Mis tegelikult ma tean, et maiuse sõpradele väga meeldib, kui see on topelt koguses, et sa paned koogi peale ja siis saad lusikaga juurde süüa. Kui tihti teie bänd tegelikult porgandikooki teeb? Oleme nüüd ausad. No tegelikult ikkagi päris kaamerat ees. Viimane kord oli võttegrupp kohal. Nii. Õige, ma mäletan portaalis. See oli nagu... Vahepeal vist midagi on tehtud, aga... Kui kõva kokkas üldse, Laura, tegelikult oled? Meeldib sulle endale toimetada ja teha? Mulle meeldib, aga see vist ei ole prioriteetide hulgas. Paraku väga palju aega ei ole selle jaoks, et hommikuti küll ma olen väga suur meister puuvilju lõikuma näiteks. Aga kui uue retsepti näed, tunned kohe ära, et see on minu asi või see jääb tegemata? Ütleme nii, et retseptid, kui nendest üldse rääkida, siis see porgandikook ongi üks kõige minu meister retsept. Kõige minu maid. Ma eeldan, et kui aastaid tuleb juurde, siis ma hakkan rohkem kokkamisega tegelema. Jääme ootama. Nii, aga mis sellest nüüd edasi saab? See läheb ahju. Oota, nüüd meil oli kokkulepet, ma teen ahju ukse lahti, aga ma ei saa. Sa ei saa, aga kes siis teeb? See vajab jõudu ikkagi, et see ahi lahti saada. Nii, ja mis need temperatuurid sul sinna sätitud on? 175. 175 ja ta peaks seal olema? Peaks olema tund aega, aga see oleneb nüüd ahjust, et me ka kodus avastasime, et kui see õhk pöörleb mõnusal kiirusel, siis ta saab tegelikult kiiremini valmis, et tasub olla ettevaatlik selle kuumusega. No te ei ole täna ainult siin selleks, et seda porgandikooki teha, vaid muusikat tuleb ka mõne aja pärast juba esimene ja teine lugu ja kõik saavad mängitud. Kus teid lähemal ajal elusast peast mängimas saab näha? Kas meid saab?
täna õhtul saab meid näha Radissoni hotelli 24. korrusel, kui ma ei eksi. Ma loodan, et on mingi päevane kontsert. Muidu hommikul vara siin olete üleval juba ja peaksite õhtul nagu koos. Ei, ta on ikkagi õhtul. 12 tunni pärast. Kuskil 12 tunni pärast. Aga see on ikkagi siseruumides seal, mitte õues. Väga tore plaan, aga täna hommikul Terevisioonis kuuleb neid mängimas juba õige pea. Me tuleme ka kööki tagasi, vaatame, kuidas see kaste käib sinna peale ja kõik nii edasi. George Ezra oli see mees, kes ilmselt ei teagi, et kunagi, kui Eesti hakkas iseseisvaks saama, oli tema nimeline taksofirma Eestis juba olemas. Aga küllap see ei ole ka tema seisukoha pealt tähtis fakt. Ansambel või esineja siis ja lugupealkiri Budapest. Väga mõnus lugu oli. Jaa, väga mõnus oli. Ja ma arvan ka köögis koogi tegemise juures. Miks ka mitte. Nii, aga pilgud nüüd kiiresti kõik ahjule, sest Kaspar võtab sealt välja selle, mis ta ennem sinna sisse pani. Kuidas me selle asja nüüd kätte saame? Oskad teha, Kaspar, seda? Kindlasti. Nii. Ai, kuule, seda ei taha nagu teisipidi. Oot, aga hakkama ajama seda kuidagi. Nii. See peabki No, mis te välja võtta? Peabki teisipidi kukkuma. Nii, aga kas see ei tähenda siis, et... nii. Siin tehakse muidugi põhi peab olema laiem. kõik koostöös sünnib. Nii. Mulle meeldib, kuidas peakokk ütleb lihtsalt oi kõrvalt. Aga pole hullu. Väga ilus. Väga siia läheb kate peale. Muidu Iseenesest on see ka juba väga ilus kõik. Mõnust sellist Pantone pruuni plaanisidki. Ma vaatan jah, et seda võid siia määrisid väga ilusti on välja tulnud kook. Ei tea, kes seda võid määrisid. Hea rütmiga oli määritud. Nii, ja siis on nüüd see kaste ka valmis. Ole hea, Laura, räägi, kuidas see kaste kokku sai meil? Mis selle sees käib? Kaste on toorjuust, mässid kokku tuhksuhkruga ning lisad siin võid natukene ja vaniljesuhkrut. See vaniljesuhkur pidevalt ununeb mul ära, aga täna hommikul sai sisse. Sidrun on ka, võt. Annab sealt. Mulle meeldib, et sul on ka järelevalvega, kes kontrollib, et õige oleks. Ma ise seganud. Ja selle koogi või siis selle porgandi keeksi juures, selle juures siis sa kasutasid tegelikult juba riivitud natuke see väikese ananassiga rõõmsalt segatud salatit. Ja sinna sisse läks, taigna sisse läks veel? Noh, nagu tavalised asjad ikka jahu, kardemonkaneel, sooda, tsipake soola, suhkrut, muna ja see on vist viparkoogi maitseaine ka, et natukene jõulusid meelde tuletada. See ju need olid keeled kuiva. No väga tore. Mulle tundub, et me oleme leidnud väga hea brigaadi endale seda porgandikooki siia kööki tegema. Tundub erakordselt esu. Ikka rohkem. Astmega ei ole midagi probleemi. Ja kes tahab, võib sellest veel topeltportsioon. Ei ole aega niimoodi raps. Kuule, kas lusika ja kulbi käsitlemine on natukene nagu trummipulkade käsitlemine sarnane ka? Jaa, kus on, et kui harjadega mängida, siis siin on väga palju sarnane. Aga siis tähendab seda, et sa oled koristamises ka kibe nobenet või? Absoluutselt. Aga lihtsalt mingid asjad on elus, mida tuleb teha kiiresti nagu ooga. Ja üks on kindlasti porgandikoogi katme tegema. Üks vahemärkus siin, et me kuulsime ka, et mis aitab jäneseid nagu motiveerida, et otsuseid teha, siis oligi porgand tegelikult. Ma arvan, et porgandikook aitab veel paremini kõiki teha häid otsuseid. No nii on. Selline suurepärane kook sai ilusasti kokku. Täna hommikul Garrett Lights on Terevisioonis stuudios.